Jaa, ma võtan siit jutu otsa üle. Ma see rõhutaks üle, mida tegelikult juba Oliver ütles, et meil oli väga suur, ma ütleks Eesti üks kõigi aegade võib-olla kõrgema profiiliga kohtukaasus, kus oli 4 kohtualust ja nendest 4 kohtualusest 3 mõisteti täielikult kõikides küsimustes õigeks. 4. kohtualune ehk Kersti sai 4 erinevat süüdistust, põhimõtteliselt süüdistus koosnes 4 erinevast osast, millest 3 ta mõisteti täielikult õigeks. Ja kordame või teeme hästi lihtsaks selle kõik, et süüdistati korruptsioonis, süüdistati mõjuvõimuga kauplemises, süüdistati ka rahapesus, sisuliselt süüdistati selles, et ta müüs nii-öelda poliitilist teenust või poliitilist mõjuvõimu 2 erinevale ärimehele, et nendele ärimeestele äri siis edendada. Üks oli siis see Porto Franco laenu küsimus ja teine oli siis kalakvootide või olümpiamüügi ümberkujundamise küsimus. Kohus leidis, et kõigis nendes küsimustes süüdistus absoluutselt vett ei pea ja lükkas need tagasi. Nüüd 4. süüdistus on siis see mõjuvõimuga või toimingupiirangu rikkumine ja toimingupiirangu rikkumine on äärmiselt problemaatiline teema. Tuletame meelde, et Kajar Lember, ma ei mäleta kui mitu aastat, 7 aastat, 9 aastat oli oma 7-eurose juuksurilõikusega siis on teda loksutatud neid juhtumeid, kus toimingupiiranguga on täiesti arusaamatul viisil inimesi pikalt kohtu all hoitud on Eestis mitmeid. Ja me kõik saame aru, miks seda tehakse, miks see kummist paragrahv selline on. See ongi malakas, millega prokuratuur saab poliitikutele, ametnikele survet avaldada. Tuletan meelde siin mõni aeg tagasi, kui Kalle Laanet oli justiitsminister, siis ta kuskil pillas lause, et selle toimingupiirangu paragrahviga tuleks tegeleda. Nüüd tegeleb toimingupiirangu paragrahv temaga. Et seda ei lasta juhtuda. Siis nii et mina näen seda kohtuotsust, esmaspäevast kohtuotsust kui absoluutselt triumfi. Kogu see suur lugu, millega joosti ju pikali Eestis valitsus, kogu see suur lugu kukkus kokku. Ja kusjuures see toimingupiirangu lugu ei puutu nendesse teistesse üldse. Ja veel, et hästi jälle lihtsustatult rääkida, võib-olla ma natuke teen liiga siin juriidilistele nüanssidele, aga Kersti Krachtil oli varasemalt kokkupuude advokaadibürooga. Sellelt advokaadibüroolt tellis Rahandusministeerium 2 erinevat, mitte eriti mahukat juriidilist analüüsi tavapärase rutiinse hankeprotsessi käigus. Tavapärase hankeprotsessi käigus, kus Kersti ei mõjutanud hanke ülesannet, ei mõjutanud hanke meeskonda, ei mõjutanud hankes valimisprotsessi, ei kinnitanud selle tulemusi, vaid sai paar e-maili, kus sellest räägiti, et nüüd selline hange on ja tuleb. Nii et, aga sellest hoolimata siis nii prokuratuur kui kohus leidsid, et kuna ta oli ministri nõunik, siis ta sai sellele protsessile piisavalt palju mõju avaldada. Nüüd asjal on selge poliitiline mõõde minu jaoks. Ja poliitiline mõõde on see, et tuletame meelde, valitsus otsis uut peaprokuröri või täpsemalt öeldes senine peaprokurör Lavly Perling lõpetas oma ametiaega, oma esimest ametiaega, soovis seda ametiaega pikendada ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond oli sellele vastu ja me ei pikendanud teda. Ja nüüd vahetult ennem oma ametist lahkumist käivitas 2020. aasta alguses, kuupäevaliselt juhin tähelepanu, Eestis ei olnud veel koroona alanud, koroona meetmeid ei olnud valitsus teinud, kõik need KredExi asjad, kõik mis seal hiljem tulid, neid ei olnud veel. Aga juba alustas prokuratuur siis kriminaalasja, mis oli selgelt see, mida me nimetame kalastamiseks, et Tederi suhtes pandi kriminaalasi käima ja seda laiendati ja mida me selle kohtukaasuse käigus näeme, põhimõtteliselt kõiki ministreid, kõiki ministrite nõunikke kuulati 24/7 pealt. Jälgiti nende telefonikõnesid, nende meilivahetust, nende koosolekuid kuulati pealt. Minul ministri toas oli lutikas, mis oli pandud minu ekraani sisse, ehk siis minu arvuti ekraani sisse. Kõike, mis me seal rääkisime, kõike kuulati jooksvalt pealt. Kõik sellest ei ole jõudnud loomulikult kohtu toimikusse. Aga uurimisorganid online'is kuulasid pealt Eesti valitsusliikmeid, Eesti valitsusliikmete nõunikke. Ja lõpuks panid mingi asja kokku ja selle asjaga jooksid valitsuse pikali. Nii et see on Lavly Perling, kes kuritarvitas võimu, nüüd ta teeb meil muidugi eraldi parteid, millega ta tahab saada siis teistmoodi võimule ja tegelikult tuleks ikkagi väga tõsiselt Eestis ühiskondas arutada, et mida me teeme prokuratuuriga, kes niimoodi käitub, mida me teeme kapoga, kes niimoodi käitub.
see ei ole enam õigusriik ja see ei ole enam demokraatlik riik. Sellise käitumise tulemuseks, ja eriti kui me räägime nüüd sellest toimingupiirangu rikkumises, siis selle tulemuseks on hirmu ja paralüüsi külvamine poliitikutes. Poliitikud teavad, et nad ei saa mitte midagi teha, sest ükskõik kellega sa räägid, kas telefonis või kohvikus või mererannas, siis sind kuulatakse pealt ja kui sa kedagi kunagi varem oled kuskilt tundnud, kui sa kellegilt oled ostnud viiluvorsti, siis saab sind süüdi mõista ja vangi panna toimingupiirangu rikkumises. Ja tulemuseks on see, mida me Eestis näeme. Keegi mingeid otsuseid ei julge teha. Keegi mitte ühtegi asja muuta ei julge. Kõik lihtsalt tiksub, kõik tegelevad, nii ametnikud kui poliitikud tegelevad ainult ühe asjaga. Oma tagumiku kaitsmisega, et jumala eest jama ei tuleks, jumala eest keegi ei saaks mulle kammi turja panna, las see vaikselt tiksub edasi. No võt, meie valitsus ei olnud selline. Mina ei olnud selline minister ja Kersti ei olnud selline nõunik. Ma võtsin Kersti Krahti endale nõunikuks just täpselt selle pärast, et ta käis ja lõi ministeeriumis jalaga ukse lahti ja ütles, peab saama, mis mõttes ei saa. Ja see oligi tema töö ja selle töö eest sai ta 4 aastat kohtu all olla, 1,5 kuud üksikvangistuses istuda. Nüüd, mis puudutab rahapesu. Oliver on advokaat ja jääb juriidilise analüüsi piiridesse, mina olen poliitik ja ma võin endale lubada vabamat teksti. Rahapesu paragraaf on selline paragraaf, millega saab välismaal ka inimestele ebameeldivusi valmistada. Ja Kersti Krahtil ei ole seda välismaal seda probleemi, aga teised kohtualused on rahvusvahelise haardega ärimehed. Ja nendel teistel kohtualustel kui neil on Eestis rahapesu süüdistus, siis on võimalik panna nende arveid kinni, nende ettevõtteid blokeerida välismaal. See oli eraldi surve avaldamise viis kohtualustele, väga alatu, teadlikult hõre, seal ei olnud mingit tegelikku kaasust taga, aga see süüdistus pandi sinna sisse selle jaoks, et kottida neid ärimehi ka väljaspool Eestit. See on see, mida me saame siit ainult järeldada, kui me küsime, et miks neile seda tehti, kui kõik teavad, prokuratuur teab, kohus ütleb, et mingit rahapesu tegelikult ei ole. Ja viimane asi, mis ma siia tahan lisada, on see, et me peame selle kõik panema laiemasse konteksti. Nii Eestis laiemasse konteksti kui Euroopas laiemasse konteksti. Kui me vaatame seda, mismoodi Euroopas, aga ka Ameerika Ühendriikides justiitssüsteem on rakendatud poliitilise opositsiooni represseerimiseks, siis Eesti on siin mustris. Me ei ole siin erand, me oleme mustris. Me näeme, kuidas Prantsusmaa on juhtiv opositsiooni kandidaat presidendi valimistel lihtsalt võetakse kohtu poolt rajalt maha. Kuidas Rumeenias juhtiv, kõige populaarsem presidendi kandidaat valimistel lihtsalt võetakse kohtu poolt maha. Me nägime, kuidas Ameerikas üritati võtta juhtiv populaarne presidendi kandidaat kohtu poolt maha. Kuidas nüüd kohtud takistavad tal oma mandaati ellu viimast. Me näeme, kuidas Saksamaal üritatakse AFD-d kohtu poolt keelustada. Me näeme, kuidas Inglismaal pannakse vangi reaalsete vanglakaristustega, karistatakse inimesi, kritiseerivad peaministrit ja tema poliitikat. See on mustris. Ja see, kuhu me oleme jõudnud lääne ühiskonnas, nii-öelda õigusriigiga, see, mida meile on reklaamitud, avatud, salliv, demokraatlik õigusriik, see on muutunud tegelikult väga hirmsaks totalitaarseks süsteemiks ja kiirenevas tempos, kui me sellele vastu ei hakka. Ja siin ma lihtsalt ütlen, Eestis ei ole ühtegi teist erakonda, kes seisaks vabaduse ja õiguse eest, nii nagu seisab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.